Kui sinne minna alli kandiagi minno kanni meno seie kuragurgule voleri. Selle muhel üheleb selle kurkukumõõm, nii kui pille pedajane, nii kui kannal kadaljane. Vele majoriga sada tõsu sada Saaremaale vele tiriast sõna sõle. Kui mul sõna pudunes vele majoriga sada tõsu sada Saaremaale vele tiriast sõna sõle. Mis sa teed jälle? Mis sa teed? Kellele sa paned vett? Paulale või? Pauliile. Aga Eedule? Eedule ka või? Milline on Eedu? Eedu on seal taga, Eedu poiss, need on tüdrukud siin. Tšau, on 5. märts. Meil on siin vahepeal nii mõndagi toimunud. Eile käis mul üks veterinaar lambaid vaktsineerimas. Me tegime seda 6 aega enne poegemist, mis tähendab, et immuunsus läheb ka poegadele edasi. Vaktsineerisime pastorella ja klosteriidide vastu, erinevad tüved. Ja väga kenasti läks, saime kõik vaktsineeritud uted ja jääred. Ja mul on selline tunne, et ma juba paar päeva tagasi nägin, et vaikselt hakkavad udarad alla tekkima, aga lihtsalt 1 päevaga on neist saanud ikka nagu korralikud udarad ja need kõik on nii suureks läinud. Poegimine ei ole enam kaugel, nüüd hakkab kohale jõudma. Kuskil 20 päeva pärast võivad esimesed tulla. Nii palju on veel teha, me tahame terve lauda allapanu välja viia, et me ei oleks nii kõrgel, et talled ei saaks üle piirde hüpata halli ja lauda piirde vahele kinni jääda, et nad ei saaks jooturitesse ära uppuda, sest praegu on põhimõtteliselt allapanu tasa jooturitega ja see on ohtlik. Ja üleüldse haiguste tekitajate mõttes on ka parem viia välja. Et me loodame selle nüüd lähinädalatel saada, või mis lähinädalatel, see nädal, järgmine nädal tehtud. Sest ega rohkem aega ei ole. Samuti peame lauta natuke ümber korraldama. Teeme neile suurema ala, peame ära jagama 1 tallega, 2 tallega uted, et oleks poegimise ajal lihtsam. Ja tegema poegimisboksid, et seda veel ei pea tegema siis, kui esimesed hakkavad tulema, siis teeme. Aga ikka nii hull mõelda. Siuke elevus, aga ka ärevus, kas kõik läheb hästi, kas me saame hakkama kõikide nende olukordadega, mis võivad juhtuda. Päris palju on seda kõike, aga nii tore on ka. Unustasin seda veel öelda, et otsustasime ka, et kutsume pügaja
tegelenud sellega, et leida siin püga ja lähipäevadeks, nädalateks, kuna siin osadel ikkagi on see villak nii paks, mis tahaks enne suve mahaajamist, tekitab neile vaeva. Ja näiteks tema on üks neist, kes ilmselt siit peast tahaks pügamist. Kindlasti tema seal. Ja siin mõned on veel sellised, kellel on see villak, ei ole ikkagi nii hästi ise ära tulnud. Et need laseme siis paljaks pügada. Praegu on veel hea, et enne poegimist, enne kui soojaks läheb ja putukad neid kiusama hakkavad. Elu on laul, mida laulame koos, kui ka tume on meel. Elu on laul, mida laulame koos, helgeil hetkedel. Sul on palju laule veel ees, sul on palju laule veel ees. Sul on palju laule veel ees, laule, laule su sees. Laula, 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 laula. Laula, 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 laula. Elu on laul, mida laulame koos, iga päev õppides. Elu on laul, mida laulame koos, elu koorides. Sul on palju laule veel ees, sul on palju laule veel ees, sul on palju laule veel ees. Laule, laule su sees. Laula, 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 laula. Laula, 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 laula. Laula, laula suukene, laula, laula suukene. Liigu linnukeelekene, liigu linnukeelekene. Mõlgu marjamelekene, mõlgu marjamelekene. Ilutse südamekene, ilutse südamekene. Laula, 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 laula. Laula, 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 laula. Laula, 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 laula. Laula, 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 laula. On 19. märts õhtu. Raiko paneb Hellat magama ja mina tulin siia lauta vaatama. Sellel nädalavahetusel me tegime palju ära. Me lasime lauda allapanust puhtaks vedada ja panime uue põhu alla. Seadsime uuesti aiad sisse, panime uue sööda, laudale panime kaamerad, et nüüd me saame oma lambaid jälgida. Sellest pühapäevast alates on ka roheline tuli, et talled võivad tulla iga päev, iga hetk, kogu aeg jälgid neid kaameratest, aga siiani veel ei ole. Aga tõesti iga hetk, sest udarad on nii suured ja kõik muud tunnusmärgid samuti olemas, et poegimine iga päev, iga tund võib alata. See põnev
natuke hirmus ka. Kahju on nendest naistest, nad on nii vaevas, nad on nii suured, neil on osadel natuke raske hingata, head asendit leida, nad enamus aja pikutavad, mäletsevad ja pikutavad siin. Üks naine just heitis maha, ta on hästi suur ja temal on ka kõige raskem selle hingamisega. Nii et ma loodan, et tema saab varsti selle asjaga ühele poole. Tal on kaksikud ka ja tema villak on ka üsna selline paks, et me ei ole veel, pügaja ei ole veel meie juurde jõudnud, et see ka kindlasti vaevab. Ja see hääl on nii kole, aga tegelikult ei olegi midagi teha. Ma rääkisin veterinaariga enne, kui ta siis asjaga ühele poole saab, kui ta just ei muutu ise väga õnnetuks ja ma kraadin teda, et temperatuur ei tõuse. Aga praegu ta muus osas on okei, käib ringi, sööb, selles mõttes on ikkagi krapsakas. Lihtsalt see hingamine on keeruline. Enamus siin viskavad pikali, kui näevad, et ma midagi head ei toonud. Tulin lihtsalt tulesid kustu panema ja vaatan joogid üle ja tahtsin näha, et ega keegi ei ole veel alustanud, sest kuigi on kaamerad, siis alati on võimalus, et keegi jääb kuskile silopalli taha või nii. Kuigi meil on selline laut, et need 2 kaamerat katavad selle ikkagi ühest ja teisest nurgast praktiliselt täiesti ära. Aga no ikkagi oma silm on kuningas. Ja võt nii. On 20. märts, lähen lauta. Mulle eile õhtul tundus veel video pealt üks võt kahtlane, aga viskis ikka pikalt ja jokkaga. Nüüd hommikul vaatan kell 7 ja nii esimene tall on käes. Isu, kui pisike. Tere väike, ma panen teid eraldi boksi. ta lakub omale. Ei lakub, ära muretse. Ta peabki tegema, siis laps hakkab lõpuks kõndima, ta aitab. Ta on tubli emme. Ta puhastab last, ära muretse. Võtab kiire ära.
jaa, see oli selline lootekott, mille seest beebi sünnib. Kes seal on? Olen siin laudas, täna on 26. märts. Poegimine käib täies hoos. Tänase seisuga on meil 12 talle. Osad on juba siin ees. Lasteaias, nimetame seda nii, kus emad on juba 24–48 tundi olnud sellises väikses boksis, mida nimetame perepalatiks. Kui talled saavad ilusti piima, emal on kõik hästi, siis saavad nad ühel hetkel, kui numbrid on kõrvas ja kõik toimingud tehtud, siia suurde lasteaeda ja siis me jälgime neid siin edasi ja perepalatit saavad tühjaks uutele tulijatele. Enamus on sündinud kõik ise, kahte on läinud tarvis aidata, kas siis vala asend või üks oli lihtsalt hästi kitsas, et esmapoegi, et siis ongi sünnitusteed on kitsamad ja ongi keerulisem. Aga sellele vaatamata tuleb iga öö ärgata mitu korda, sest kunagi ei tea, kas tuleb keegi või ei tule. Ja ikkagi käia neid siin vaatamas, alguses natuke õpetada neid imetama, sest kõik emad kohe alguses ei oska just paigal seista ja lasta neid alla. Ja no sellised tavaliselt mõnda talle on tulnud igaks juhuks sondida, ühel emal olid nisad hästi suured, et ei saanud sealt hästi kätte. Ja aga sellega on ka kõik väga kenasti läinud. On kaksikuid, on üksikuid, on must pea ja valge kere, on maskiga, on täpilisi, juba on igasuguseid. Ja toredad on, väga väsitav on ka. Ja tegelikult 60+ talle on, ehk siis ei ole isegi veerandit veel. Aga selles mõttes sobib, et nad ei tule kõik korraga, et neid bokse ei ole meil ka lõputu arv kogus ja nii ongi tegelikult lihtsam nendega siin toimetada. Siin on kaksikute emad, seal on üksikud, ootavad poegimist. Siin on täna öösel sündinud kaksikud. Võt nii. Lõpe põllukene, lele, vähene sa väljakene, lele, sa saarekene, lele, et saaks väljad karja käia, lele, saared seal ümängutada, lele. Lõpe põllukene, lele, vähene sa väljakene, lele, sa saarekene, lele, et saaks väljad karja käia, lele, saared seal ümängutada, lele. Kui sa ei lõppe siia jätan, lele, siia jätan sirgu süüa, lele, sirgu süüa kärvi käia, lele, teedrele teha pesida, lele, kui sa ei lõppe siia jätan, lele, siia jätan sirgu süüa, lele, sirgu süüa kärvi käia, lele, teedrele teha pesida, lele. Lõpe põllukene, lele, vähene sa väljakene, lele, sa saarekene, lele, et saaks väljad karja käia, lele, lõpe põllukene, lele, vähene sa väljakene, lele, sa saarekene, lele, et saaks
sa ei lõppe siia jätan ellele, siia jätan sirgu süüa ellele, sirgu süüa kärbi käia ellele, teedele teha veel sida ellele, kui sa ei lõppe siia jätan ellele, siia jätan sirgu süüa ellele, sirgu süüa kärbi käia ellele, teedele teha veel sida ellele, Taika. Jaa. Aga mis see seal on? Seal. Tibega pesa. Need on tibega pesad. On jah? Oota tibegad. Vaatad sipelgaid või? Oodata ka. Oodata ka. Jaa. Oodata. Läks ajad. Ei näeks sipelgaid. Siia tee peale. Kõnnivad tee peale või? Kivi peale. Ronivad sealt kivi otsad mõned. Siia otsa. Jah. Siia otsa ronib. Jah, see on nende pesa kõrval. Poegasaeg on nüüd jõudnud sinnamaale, et 2/3 on poeginud ja 1/3 on veel jäänud, isegi tsipa vähem on meie esimene lutitall ja on ka meie esimesed surnud. Õnneks küll ainult ühed kaksikud. Ja tema siis ongi meie esimene lutitall. Ja õigeks võtame tuppa, siis ma ei jaksa siia lauta tulla, kui just keegi ei poegi ja ei ole tarvis. Et siis öösel on ta toas ja hommikul tuleb jälle ema juurde tagasi. Ta lihtsalt ei suuda emalt seda nisa üles leida. Ja kuskil ühe päeva oleme teda nüüd lutitanud ja no ta isegi enam ei ürita. Ainult siis, kui mina tulen lauta, siis ta minult nõuab toitu. Nii on, aga see on megalt raske, sest järgmised 6 aega peab iga 4 tunni tagant talle piima andma ja siis veel 2 nädalat vähemalt iga 6 tunni tagant. Et see ärkamise osa, ma ei tea, ma vist oma lapsega ei ärganud ka nii palju, ma imetasin ja me magasime koos, ehk siis jah, ta päris ei ärganudki, sai kohe piima, kui soovis ja ei olnud mingit sellist. Selles mõttes vedas temaga, aga nüüd saan seda täie rauaga selle härraga siin. Väsimus on ikka nagu rets. Aga nüüd on juba 2/3 tehtud ja natuke veel ja varsti on mai ja siis lähevad nad juba karjamaale ja tegelikult läheb ruttu. Ja nunnud on nad ka. Need on nii palju siin juba. Praegu õues vihma sajab, ma panen ta siia kenasti pakin sisse, ta natuke väriseb siin. Viin tuppa, annan talle veel piima ja siis tuttu ära tänaseks. Esihindest ei sünny midagi ta ilma. Maa alla on põrgudu kindlas on tett. Häviled raketiga jumala manole õilinnad. Korba Mihkli seal Kremlin loe Moosese raamatit. Aga maailm kõik ära lõpus. Tia õi, mis siis või alada. Kie on minemine, tie ei joht. Kui maailm kõik ära lõpus. Tia õi, mis siis või alada. Kie on minemine, tie ei joht. Pilvi takast vaas välja üks linnuk ja taga lindas. Inemine on mulla, ella ja on tark. Ahrimaa
ka talv läbi, a maa peab ilotma. Kats kunna ujose üks kalaga, aga maailm kõik järeletud, tii ei, mis siis või alada, kie on minemine, tii ei joht. Maailm kõik järelepas, tii ei, mis siis või alada, kie on minemine, tii ei joht. Siis või alada, kie on minemine, tii ei joht. Kui maailm kõik järelepas, tii ei, mis siis või alada, kie on minemine, tii ei joht. Nüüd on jäänud veel ainult 6 poegimata lammast. Täna hommikul poegis meie listeeriapantsent täiesti ise. Laseb väga ilusti oma talle alla ja neil läheb kõik väga hästi. Aga poegis ka see uut, kellel oli suvel udarapõletik ja tegelikult udarapõletikuga ei soovitata aretusse panna, aga me saime ikkagi nõu, et 1 aasta võib proovida. Et kui tal on üks tall, siis selle 1 poolega ta ehk siis selle talle toidab üles, et saame vähemalt 1 talle talt veel tagasi. Ja nii ta aretusse läks ja tegi multrelli. Õnneks tal oligi üks tall, ei pidanud teist adopteerima. Tema poegis ka täna hommikul. Ja temale ma teen siin hetkel imetamisnõustamist. Ma mõtlesin, et ma natuke räägin, kuidas see imetamisnõustamine lammastel käib. Et põhimõtteliselt kuna nad on esmapoegijad, siis see asi on neile uus ja nii mõnigi uut ei taha alguses alla lasta oma talle. Et siis on võimalus, mõnega piisab sellest, kui ma lihtsalt seisan kõrval ja suunan talle õigesse kohta, et ta ei otsiks seda kuskilt kõhu alt, siit eest rinnaku alt, vaid ikka sealt, kus see nisa asub. Mõni tal on rohkem vastuvõtlikum juhendamisele, teine vähem. Ja mõnel piisabki emal sellest, et on paigal siis, kui mina istun siin boksis ja me koos proovime esimest korda selle imetamise ära ja siis tal on edasi okei ja ta laseb. Teistel mitte. Nende jaoks meil on koera kaelari ja kett. Ta läheb kuskil 8 tunniks ketiga kinni. Mina vaatan, et tal selle ajal kindlasti saaks piima ja selle 2 tunniga nad üldiselt siiamaani on kõik leppinud. Ühel oli vaja nagu pikemat perioodi, aga siis me vahepeal lasime teda lahti, tõime talle süüa, juua, panime täpselt sinna nina alla. Vahetasime poolt, et erinevad udarapooled saaksid tühjaks imetud, et ei tekiks sellest udarapõletikku. Ja lõpuks sai ka asja. Aga temaga alguses ei lasknud alla. Nüüd istub siin kinni ja talleke väga ilusti on oma nisa leidnud üles. Et see väga kriitiline, et 2 tunni jooksul vähemalt sellest, kui tal sünnib, et ta saaks piima, siis piim on ainukene asi, mis hoiab teda soojas ja annab talle energiat. Et lammastel on küll 4 magu, aga siis talledel on kõige suurem see libediku osa. Ja nemad siis alguses jõuavad piima ja kuskil 6 aja pealt hakkavad nad midagi nagu energiat saama ka vaikselt rohusöödast, aga sinnamaani on nad ainult piima peal ja iga 4 tunni tagant vähemalt peavad nad saama piima. Aga alguses siis 2 tunni jooksul on see kriitiline, mida väiksem tall, seda kiiremini peaks see piim nagu temani jõudma ja mida suurem, siis on pisut rohkem aega. Aga tõesti, see on väga oluline, et oleks energiat edasi proovida, et kui esimese 2 tunni jooksul ei saa, siis ei ole enam energiat ennast püsti ajada ja siis ju rohkem piima ei tule ja nii see asi allamäge läheb. Aga praegu neil läheb kenasti
tundub, et saavad hakkama. Ma arvan, et ma siin tunnikes hoian, toimetan laudas, siis lasen ta lahti ja vaatan, et kas ta siis juba on selline, et lubab ise. Tundub tõesti, et tal üks udara pool ei tööta, aga kui ta selle ühe poolega selle ühe talle üles kasvatab, siis on nagu super. Ja sügiseks mul on niikuinii broneeritud konsulent, kellega me siis teeme otsuseid, et kes läheb karjast välja, kes jääb karja täienduseks. Et siis vaatame, mis me selle uutega teeme. Aga vähemalt ühe talle me temalt saame. Kiri algab kirikus, tulululu, tulululu. Rahvas algab raamatust, tulululu, tulululu. Raamat ripub tegijast, tulululu, tulululu. Ilma eluks saamatust, tulululu, tulululu. Kiri algab kirikus, tulululu, tulululu. Rahvas algab raamatust, tulululu, tulululu. Raamat ripub tegijast, tulululu, tulululu. Ilma eluks saamatust, tulululu, tulululu. Kuidas teha tegijaid, sakutada saamatuid, koristada kirikuid, rahaks teha raamatuid. Kuidas teha tegijaid, sakutada saamatuid, koristada kirikuid, rahaks teha raamatuid. Kuidas teha tegijaid, sakutada saamatuid, koristada kirikuid, rahaks teha raamatuid. Tahtsin mõteldes, tulululu, tulululu. Tõugeldes ja tõteldes, tulululu, tulululu. Tehakse me tulevik, tulululu, tulululu. Ilma ütleb imelik, tulululu, 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 tulululu. Kiri algab kirikus, tulululu, tulululu. Rahvas algab raamatust, tulululu, tulululu. Raamat ripub tegijast, tulululu, tulululu. Ilma eluks saamatust, tulululu, 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 tulululu. No hei, on 21. aprill, üsna palju aega viimasest jutustamisest möödas. Nüüd on pea kõik talled tulnud. Üks on veel väga kahtlane, ta küll ultraeli järgi pidi kaksikut saama, aga mulle tundub, et see pole ühtegi. Ja üks on see, kes võib-olla suvel poegib. Teistel talledel on hästi, üks tall oli haige ja me ravisime teda 2 nädalat. Ja vahepeal läks paremaks, aga siis läks kehvemaks ja aina kehvemaks. Ja täna loomaarstiga rääkides tegime otsuse ta ära lõpetada. Et ta piinles ja oli vaja ära teha, oli raske. Tööl oli ka täna raske päev. Ma olen täna tööl tagasi. Või mis täna juba mõnda aega mul oli 3 nädalat puhkus, aga see sai läbi aprilli 2. nädalaga. Ja nüüd töö juures käib
täis tuuridel töö, sest on külvihooaeg ja kõik on vaja maha saada, väetised külvata, seemned külvata. Väga kiire ja tihe. Täna käisid Saksamaalt katsetellijad ja ülevaatajad tegid väikest põllupäeva. Ja täna magasin esimest korda lasteaias lõunund. Ma nii pabistasin selle pärast, aga tal läks nii hästi. Aga ikka nii kahju on teda sinna kuidagi jätta. Aga õnneks ma käin poole kohaga tööl ja nüüd ma saan käia siis 2 päeva nädalas ja ülejäänud päevad olla temaga kodus. Kuigi maist ma lähen 1 päev nädalas praktikale. Aga siis on mu emal päris palju puhkust, nii et ta saab olla Ellaga need päevad, kui ma praktikal ilmselt olen. Vot, siuke lugu. Tulen su juurde, kannan sind kaasas. Tulen su juurde, kannan sind kaasas. Mu süda tuksub sinule, kus ka ei viibiks ma. Mu süda tuksub sinule, kus ka ei viibiks ma. Mu süda tuksub sinule, kus ka ei viibiks ma. Mu süda tuksub sinule, kus ka ei viibiks ma. Kui mitu elu mahub minusse, kui mitu ülesannet, päeva uudist, mälestust, päeva uudist, unustust. Mu süda tuksub sinule, kus ka ei viibiks ma. Mu süda tuksub sinule, kõik. Mis asja? kus ka ei viibiks ma. Mu süda tuksub sinule, kus ka ei viibiks ma. Mu süda tuksub sinule, kus ka ei viibiks ma. Kogemata. Ei ole lugu. Tegelikult võtab päris õrnad sinu käest. Anna biopesa pealt, siis ta ei saa näpulaiget teha. Pane vaata biopesse niimoodi. Ella.